Tervist, kallis poodiumi vaataja! Kell on 5 hommikul, kuupäevaks 2. september. Mina liigun oma väiksest Vargamäe talust Päälinna, et minna lennuki peale, sõita Itaaliasse Milanosse, et vaadata, kuidas Eesti koondisel läheb alagrupi mängudel. Nii et tule muga kaasa ja teeme ühe korraliku seikluse Milanos. Aga kuidas nüüd juhtus niimoodi, et ma lendan Milanosse vaatama korvpalli ja Eesti mänge. Väga lihtne. Nimelt 2 suurepärast Eesti ettevõtet, üks nendest Saku Õlletehas ja teine nendest Olipet. Panin õlad kokku ja otsustasid, et Lauri, ole nüüd tubli poiss ja mine vaata natukene korvpalli ka. Tegelikult ma ei ole tulnud siia Kossu EM-ile üksinda, vaid läbi Korvpalliliidu peaks jõudma Milanosse selle nädala jooksul umbes täpselt 2000 Eesti fänni. Nii et nendega ma koos hängin ja asju ajan. Ja loomulikult ma toon sinuni kogu selle melu, mis toimub väljaspool areeni, mis toimub areenil ja kõik see, mida fännidele siin pakutakse, loomulikult seda sa näed. Hopsti kohal me oleme tegelikult juba natukene aega. Käisime ka linna peal söömas Saku inimestega. Nüüd ma olen pannud ametliku fänninänni endale selga ja hakkame minema mängupaika, aga selleks, et tõsta mängupaigas eestlastel team spiritit, on meid ootama sees ka väikene Genka kontsert, nii et umbes täpselt 5 tunni pärast või 4 tunni pärast läheb esimest korda eestlased väljakule Itaalia vastu. Saab olema põnev. Paberi peal Itaalia peaks tegema meile tuule alla, aga kõvemad korvpallieksperdid, kes meiega siin kaasas on, arvasid, et Eesti peaks ikkagi 20 punktiga võitma. No mina nii optimistlik ei ole, aga eks me elame ja näeme. Suur sinine armee on liikumas staadionile, et vaadata üle, kuidas läheb mäng Eesti ja Itaalia vahel. Jõudsin omadega alale sisse ja ma ei ole näinud mitte kunagi elus mitte ühtegi sellist korvpalliareeni, mille juures oleks 50-meetrine bassein, nii et Grego Sirk, tule Milanosse, teeme 1-1. Paar päeva tagasi internetis nägin sellist artiklit, kus räägiti siis Euroopa suurimatest õllejooja riikidest. Eesti top 5 ei kuulunud, aga minu selja taga hakkab jooksma õlle järjekord ja see jookseb päris pikalt, nii et mulle tundub, et statistika valetab. Olen jõudnud siia areenile sisse ja see, mis siin toimub, on päris äge. Eesti fännidel on üks kindel eesmärk vaigistada kõik itaallased. Oh my god, see on nii tuus, see on mega elamus.
Mäng sai peetud ja teeme siis kiirelt kohe ühe lühikokkuvõtte selle sama emotsiooni pealt, millega ma mängult tulen. Itaalia viskas rohkem kolmeseid, Eesti ei murdnud korvi alla. Eesti ei saanud kätte mitte ühtegi korralikku põhimõtteliselt lauapalli. Itaallaste number 1, see Ginger Boys oli lihtsalt pidurdamatu ja ütleme nii, et siit selle pealt edasi minna on paganama raske. Mulle tundus, et need mehed mängivad esimest korda korvpalli koos, et kuidagi väga-väga nõrk oli, väga kahvatu. Kriisa tegi super hea mängu, ma ütleks, et tõesti Eesti on see kõige parem mängija üldse. Ja oleks tahtnud rohkem näha, et võetakse enda peale, et oleks rohkem loovust, et ei oleks sellist kombineerimist nii palju ja mingi süsteemi järgi mängimist, et oleks võinud olla natuke rohkem loovust. Ehk siis igati pidi ma julgeks öelda, et see mäng ei lähe Eesti koondise edukate mängude nimekirja. Aga homme on juba mäng Ukrainaga. See ei tule kindlasti mitte lihtsam kui tänane mäng. Aga loodame, et sealt ei tule sellist 20-korvilist või punktilist pakki ja suudame kuidagi endal selle mängu natukene paremini käima saada. Olen taas enda selga pannud Eesti fännisärgi ja olen liikunud juba vaikselt areenile, et hakata kaasa elama mängule Eesti versus Ukraina. Mu selja taga on korralik Eesti fänniarmee, kes on kõik tulnud täna siia kohale, et omasid toetada. Mäng Eesti versus Ukraina, mida on oodata? Siia tulles koos Eesti fännidega tundsin kerget ootusärevust ja lootust, et äkki täna tulevad esimesed silmad pähe, võidusilmad pähe. Ukraina peaks olema teoreetiliselt võidetav, kuid väljakul toimuvakav on alati ette ennustamatu, ette arvamatu, aga on tunda fännide seas seda hõngu, seda tunnet, seda väikest sentsi, et võit tuleb ära. Nii et mänguni meil on jäänud veel umbes täpselt tund aega. Sööme kõhu täis, joome kõhu täis ja siis läheme müterdama. Räägime natukene ka sellest areenist, kus Eesti mängud toimuvad siin Milanos. Tegemist on ära ütlemata vana areeniga. Ma arvan, et see ehitusaasta on tal umbes sama või sarnane, mis on Pirita topil. Ja kui see värv, mis siin seina pandud on maha kraapida, siis ta näeks umbes täpselt selline välja nagu Pirita top. Nii et see areen võiks eeldada, et Milanos korvpalli EM-il on mingi tohutu vägev areen. Aga tegelikult see seda ei ole. Palju see inimesi mahutab? Ütleme umbes täpselt 10 000 inimest oli eilsel Eesti-Ukraina mängul ja saal oli suht puupüsti täis. Ma arvan, et kusagil maksimum 500 inimest äkki oleks siia veel ära mahtunud, aga tõesti seda ka ainult surudes. Nii et see areen, eile tegime nalja, see näeb välja selline nagu linnahall ja Sakala keskus oleks omavahel saanud lapse ja tõesti selline ta ka on, nii et ei midagi erilist. Vaatame, kui lähedale me üldse tegelikult väljakule saame. No siit ma ei saa kuhugi, kohe otsin hea koha, kus saada väljakule võimalikult lähedale, et vaadata, mida Eesti poisid soojendusel teevad. Ma olen nüüd leidnud üles ühe sellise väikse salakäigu, kust mulle tundub, et ma saan väljakule päris lähedale. Noh, olgem ausad, siit juba põhimõtteliselt saab ju mängijaid katsuda või nendega rääkida. Vaatame, mis poisid teevad. Nagu näha, siis soojendusel viskad lähevad ilusti sisse, mingit suurt muret ei ole. Jääb ainult ju loota ühte asja, et need visked tabaksid ka siis, kui need päriselt loevad. Mehed, kes võidab täna Eesti-Ukraina mängu? Eesti. Tahaks öelda Eesti, aga seda ütleb, et Ukraina. Eesti. Mis küsimus see selline on? Eesti? Eesti! 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 Mis see skoor olla võiks? 100! 90! 99. Meil on ühte punkti vaja võiduks. Me võidame 3-ga. Seda ei oska ette ennustada. Ma ütlen 80-82. Aga julged ennustada ka mingit skoori poissi? Ei julge. Mis skooriks jääb? Ma arvan, et Eesti võidab 10-ga on pannud 60-70 Eesti võidab. Nii madal skoor. Ma arvan mingi 71-82, midagi sellist. Kes on Eesti kõige resultatiivsem mängija täna?
Kergriisa. Jaa, Kergriisa. Ma arvan, et Kullamäe võtab jalad kõhu alt välja. Aga eile olid jalad kõhu all. Tundus, et olid. Kriisa, raudselt. Eile pani hea mängu ja täna peab ka. Vene teeb ka palju parema mängu. Trell. Trell. Kriisa. Mis sina arvad? Mina ütlen Kotsar. Mis arvate, kes viskab Eestil kõige rohkem punkte? Mõni eestlane ma pakun. Noored ja vihased eestlased. Ma saan aru, et te ei ole ise kõige suuremad Kosovo-fännid äkki. Ikka olen? Aga mõnda mängijat tead? Tean ikka. Nimeta mulle 3 Eesti mängijat. Vene, Kitsing, Kriisa. Väga hea. Mis sina arvad, kes läheb esimesena 5 veaga täna eestlastest välja? Mitte keegi ei lähe välja. No ma pakun, et Kotsar. Kes on ikkagi ju kesksenter, äkki korjab need vead kiirelt täis. Kotsar. Kotsar võtab 5 ära. Kotsar võib võtta küll, jah. Ma ei tee, tal on raske. Ei lähe. See ei ole võimalik. Kui suureks hindate Eesti võimalusi pääseda edasi alagrupist? No 50-60. 50-60. Mul on 60-60. 60-60. Saavad edasi. Ja kindel väg. Saa, kindlasti. Kaugel me jõuame? Me jõuame 8. finaali. Edasi. 8. finaali. 8. finaali. Üks asi, millele ma tahan siin EM-il tähelepanu pöörata, on Eesti koondise fännid. Ja ilma naljata. Ma olen käinud vaatamas väga palju Eesti jalkakoondise mänge, aga ma pole kunagi näinud sellist melu, elu, siginat ja saginat, nagu toimub Kossu EM-il. Nii et kui Eesti koondis ütleb, et neil ei ole 6. meest, siis lähevad nad kõik minu poolt isiklikult kastreerimisele, sest et Eesti fännid panevad ikka väga-väga ritsi siin. Eile Itaaliaga mängus, olgem ausad, mul oli tunne, et meil on kodupublik, mitte me ei mängi võõrsil, nii et täna, kus me mängime Ukrainaga ja ilmselt ukrainlasi pole tulnud siia teatud põhjustel nii palju kui eestlasi, on minu julge soov ja arvamus öelda seda, et täna on Eesti koondisel kodupublik. Esimene veerandajal on läbi saanud. See, mis siin saalis toimub, on täiesti enneolematu. Mul on selline tunne, nagu ma oleksin mängu vaatamas Saku Suurhallis. Eesti koondis mängib väga ilusasti. Hetkel skoor on 21-15. Teine veerandajal algab. Mäng siiamaani on olnud suhteliselt vabavisete põhine, ehk siis ukrainlased teevad palju vigu, eestlased saavad visata palju vabaviskeid, aga mäng läheb edasi, lähme vaatame. Tundub, et võit on tehtav. Mängu meil on selja taga, me juhime 35-33, teine veerandaeg läks
natuke rabedamalt kui esimene ja olgem ausad, ei olnud nii ilusat mängu näha kui esimesel veerandajal, aga oluline on see, et me oleme punktidega peal. Meil oli natukene ebaõnne, me ei olnud võib-olla nii stabiilselt kui varem, aga midagi hullu pole, tahad mööda minna, yes, go ahead, inimesed tahavad mööda minna, aga tõepoolest mitte midagi kaotada pole, mitte midagi kadunud veel ei ole, meil on täiesti võimalus veel see mäng ära võita ja ilmselgelt me selle mänguga ära võidame, sest et nii on ette kirjutatud. Aga jaa, väike paus ja kohe-kohe läheb mäng edasi ja me toome selle võidu ära, eks ole. Ja seis meil on 61-56 Eesti juhib. Läheb raskeks, aga me oleme siiamaani kogu aeg suutnud 4-5-ga peal olla, mõnikord rohkem. Aga jaa, mängu lõpp on lähedal, veel natukene on minna, üks veerandmängu on vaja minna ja tundub, et siit me saame oma esimesed võidupunktid kätte. Kui nüüd tõepoolest Eesti totaalselt laguneb, nagu sa kuuled, siis mu hääl on juba täiesti ära ja nagu sa kuuled siin ümber, toimub ikka korralik Eesti fännide möll. Nii et olgem ausad, kui sa ei tulnud siia, siis sa pead seda kahetsema, et siin on enneolematu melu. Sellel hetkel, kui ma seda juttu siin täna teiega praegu räägin, teie juba teate kõik, mis toimus Eesti-Ukraina mängul. Aga mäng just lõppes umbes täpselt 7 minutit tagasi ja ma liigun meie transferbussi poole. Ja siia tulles oli väga kõva lärm. Eestlased möllasid, elasid ennast täie raha eest välja. Ja mängu aja samamoodi, kõik ju läks väga hästi, kui mehed väljakule lasti. Ja siis me juhtisime terve mängu, nagu reaalselt terve mängu, aga me ei juhtinud viimased 3 minutit umbes või 2 minutit ja me saime pakki. Me saime pähe 1 punktiga, mis tähendab realistlikus maailmas seda, et meie võimalus edasi pääseda alagrupist on kaunikesti kesine. Võiks öelda isegi, et me vajaksime selleks imet. Imesid spordis juhtub, aga me peame siinkohal lootma väga palju teistele satsidele, et Horvaatia umbes kaotaks Ukrainale ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Eesti fännide moraal on praeguseks hetkeks täielikult maha käinud. Seda põhimõtteliselt ei olegi enam. Ja kõik hüüdsid kõva häälega peale mängu. Lähme jooma. Ilmselt Eesti kodudeski nii mõnigi pereisa, pereema lendas praegu poe poole, tõmmati endale ligi üks snapsen, sest et see on masendav. See tekitab frustratsiooni, kui sa juhid terve mängu. Sa oled terve mängu domineerivam pool ja võit on lihtsalt reaalselt nagu käega kohe katsuda. Ja siis on see viimane rünnak ja sa ei suuda ära visata. Meil on veel jäänud mäng UK-ga, mis justkui paberi peal peaks olema täiesti võidetav.
aga neid pabereid ei tasu ju väga uskuda, sellepärast et ka täna oleks pidanud justkui paberi peal olema meile nagu võit olemas. No aga mis sa hädaga ära teed? Ega ei teegi midagi. Longid lihtsalt pea norus, Eesti särk seljas, bussi peale tagasi. Ja lähed vaatad, kus see sind viib, et saaks siis koos eestlastega kambas üksteisel õlal nutta ja teineteist lohutada. Homme meil on vaba päev. Lähme teeme turisti ja loomulikult ma võtan ka sinu turismireisile kaasa. Lähme Äftekale. Meil on õige. Korvpalliliit on korraldanud meile ka Äfteka ja sinna ma nüüd suundun ja vaatame, mis seal siis Äftekal toimub ja kuidas seal meeleolu on ja kaua läheb aega, et meeleolu taastuks. Me oleme taas kord koperdanud otsa ühele mõnusale Itaalia imele. Nimelt see afterparty koht, kus me oleme. See pidi olema meile kõigile broneeritud, aga siin on hästi palju kohalikke, kes ei soovi lahkuda. Ja tänu sellele ei ole meil kohta, kus istuda ja baar on umbes ja kõik mingid muud jutud. Aga me peame olema ka hästi natukene mõistvad, sellepärast et praegusel hetkel, kui me siin oleme, mängivad AC Milan ja Inter Milan jalgpalli. Aga ma arvan, et see olukord laheneb ja me kohe varsti leiame kõik endale lauad, saame süüa, saame juua ja saame nautida kõrgkvaliteetset korvpalli, kus Eesti ei kaota 1 punktiga. Mis siin taustal toimub. See tähendab ainult seda, et me oleme kaotuse kibedusest juba üle saanud. Afterparty on täies hoos käima läinud ja ma arvan, et siin on paslik praegu mul tänaseks otsad kokku tõmmata. Kohtume teiega juba homme ja vaatame, mis homne puhkepäev meile toob. Hei hoo, uus päev. Uued teod, uued plaanid. Täna ühtegi kossumängu ei ole, aga eilsest on hääl endiselt veel ära. Pettumus on hingest justkui välja läinud, aga kipitab ikka natukene ja head tunnet ei tekita. Vaba päev, mis sellega peale hakata? No ütleme nii, et selleks, et poodiumi vaataja ennast väga võõralt ei tunneks siin Kossu keskel, siis ma poistan teile sisse ka väikese sellise pisikese jalgpallipisiku. Nagu on ju teada-tuntud see, et Milano linnas on 2 väga suurt ja kuulsat jalgpalliklubi, Inter ja AC Milan. Ja minu plaan ongi nüüd külastada nende mõlema kodustaadioni, ehk siis San Sirot. Sinna on mul siuke mõnus 1,5-tunnine jalutuskäik, aga kuna ma olen siin Itaalias olles omajagu söönud pizzat ja pastat ja joonud kaloririkkaid jooke, siis see väike jalutuskäik kulub mulle ära. Ja mul on sattunud kuidagi jalutades väga-väga imelisse ja ilusasse keskkonda, mis võiks olla ju ka näiteks Lasnamäe, kui te ei ole. Aga jah, mõnus rahulik jalutuskäik San Sirole ja võtan teid ühes taaskord siis, kui olen jõudnud staadioni lähedusse. Muud daamid ja härrad, lubage mul esitleda San Siro staadion. Jõudsin kohale 1,5 tundi hiljem, jalad jumala väsinud. Oleks pidanud võib-olla ikkagi taksoga tulema, aga ei, jalutada oli tore, mingi 12 000 sammu. Ja nüüd ma lähen otsin üles sissepääsu number 8, et sealt alustada siis piletiostu ja tuuri. Lähme vaatame, mis siin pakutakse. Loodame näha palju karikaid, palju legendaarsete mängijate putsasid, särke, kõike muud. Ja äkki saab istuda ka korraks staadionil tribüüni peale
ja tunda või kujutada ette, mis tunne võiks siin olla siis, kui Lautaro Martínez või näiteks Zlatan Ibrahimović siin värava lööb. No see muuseumi tiir sai nüüd tehtud. Vähe oli. Loodame, et siin tuleb midagi veel, sest see oli küll praegu siuke natukene nagu narritame, aga lähme vaatame nüüd edasi staadioni tuurile. Äkki see on natukene vaimustavam. Ja nüüd me siseneme AC Milani riietusruumi. Siin on kirjas kõik nende võidud, mis nad on kätte saanud. Ja lähme vaatame, kus siis Ibrahimović istub. No kujutame siis korraks ette, et olen siin Ibrahimović ja mul kõrval istuvad igasugused teised Milani mängijad. Toolid on päris mugavad. Ja nüüd olen liikumas Interi riietusruumi. Vaatame, palju need siis erinevad. Assa, legend, 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 legend. Legend, veel suurem legend, oh my god, päris jõker. Viskame siis pilgu peale ka Interi riietusruumile, aga kõigepealt ma saan näidata teile kööki poolt. Ehk siis siin pestakse särke ja ilmselt siin kusagil taga on ka duširuumid ja riietusruum ise näeb välja selline. Natukene askeetlikum võib-olla kui Milani oma, ei ole siin selliseid pehmeid istmeid ja asju, aga väga ilusad värvid. Igal mehel oma kapp koodiga kaitstud ja värki. Nii et siin võiks ju istuda küll ja mängu oodata näiteks. Kuulete? Ma hakkan jõudma lähedale staadionile, ehk siis ma olen hetkel mängijate tunnelis. Siit liiguvad siis Interi ja Milani mehed mängule ja see koridor on siis see, kust me saame mängu alguses pildi, kui mehed ilusti siin seisavad. Juba üsna pea, kui ma ei eksi, siis kolmapäev äkki peaks olema siin samal staadionil Interi ja Bayerni mäng. Ja siin samas hakkavad siis seisma kõik suured staarid enne kella 10 ja ootama seda hetke, et nad saaksid siit trepist ülesse. Okei. Ja jõulud jõudsid see aasta küll väga vara kätte ja hopsti. Tere tulemast San Sirole. Siin ta on. Ilus roheline muru. Poisid teevad tööd. Nii vaiksena ilmselt seda näebki ainult siis, kui tuled turistina, sest kui siin ikkagi mänguks läheb, siis siin on hoopis teine elu. No vaata seda konstruktsiooni, mis siin üleval on. See on ikka omaette arhitektuuriline ime, ma ütlen. Hakkan jõudma vaikselt tuuri lõppu ja siin seinal olevad pildid juba annavad ilmselt natukene väikse vihje, et kuhu nüüd suund on võetud. Ja loomulikult
Oota, korraks, nii. Vabandust, ma pidin korraks piletit näitama. Ehk siis loomulikult ma olen jõudnud Itaalia jalgpallikoondise muuseumisse ja hakkame siit siis kohe-kohe kappama. No siit on näha ikka maruvanad mängusärgid, kedred, Giuseppe Maseie või midagi taolist on selle mängija nimi, kelle särk siin on. Ja no siin ikka retrot on mõnusad puuvillased särgid, vanakooli lipud ja siin siis on erinevate Itaalia mängude piletid. Näiteks, mis meil siin on, näed, meil on siin Itaalia versus Brasiilia, 16 Maagio, ma arvan, et äkki on mai ja 1963. Mu ema oli siis 1-aastane. Opetsi, Vittorio Bosso mängusärk või siis isegi soendustress võiks isegi öelda. Jube pisikesed, vanasti olid inimesed tõesti palju väiksemad kui praegu. Kaitsmed, vaadake milliste kaitsmetega vanasti siis mängiti, eks ole. Sellised nahklärakad, millel sees bambusest või puidust kõrred ja need siis kaitsesid mängijate jalgu. 30-ndatesse oleme jõudnud. Siin samamoodi särgid, puutsad olid nagu kossu-tossud kõrge äärega. Isegi need karikas saadud kätte ja puha. 40-ndad, nüüd hakkab juba nagu looma, vaata. Väga kihvt. Ja see läheb siit edasi. Väga palju edasi. 50-ndad, 60-ndad ja ma näitan nüüd ühte asja, mis on iga poisi unistus enda käes kunagi hoida. Maailma meistri tiitlikarikas. Del Pero. Siit läheb edasi, siis on 80-ndad, 90-ndad, 94. aasta MM-i vorm, 2000-ndad, see on juba see aeg, millest nagu mina ka midagi aru saan ja kus mina juba väga huviga jalgpalli vaatasin. Siin ongi Maldinid, Baggio, sihukeste legendide särgid kõik välja toodud ja 2010-ndad, noh, Materazzi, kes siis Materazzit ei mäleta. Teate küll, millega ta kuulsaks sai või üle ilma kuulsaks sai. Buffon, Cassano, Inzaghi, Pirlo, noh, kõik siuksed nimed, mis ei vaja mitte kellegile, kes natukenegi elus jalgpalli vaadanud on, mitte mingisugust tutvustamist. Uuema kooli särgid, akrediteeringud, kõik jutud olemas. Väga äge. Tõesti, kui satud Milano linna ja vähegi jalgpall kuidagi meeli erutab, siis tasub kindlasti siia tulla, sest et siin on väga palju vaadata ja teha ja uudistada. Ja mulle tundub, et sellega ongi saanud minu tuur läbi, sellepärast, et siit selja tagant mul enam midagi uut ei tule. Aga ei, tuur siiski tundub, et ei ole veel läbi, sellepärast, et loomulikult on olemas ka igal endast lugupidaval staadionil suur fännipood ja noh, kui sa oled tulnud fännipoodi, siis ikka ju võtad Lautaro Martineselt ümbert kinni ja ütled, et üks Barssast ei tulnud, Ehk siis siit põhimõtteliselt saad endal osta kõike meelepärast mõlema Milani klubi värvides. Siin on pusad, sallid, mütsid, saapad, pinalid, märkmikud, kõik siuksed asjad olemas, nii et tõeliselt fännile isegi ma pean seda näitama. Isegi sa saad võtta oma loomale söögikausisid Interi logodega. Ja, ei, kõva, aga tõesti. Nüüd ma tõmban otsad kokku ja sellega on tõesti ametlikult nüüd kõik minu tuur lõpetatud ja pakin oma asjad ja lahkun siit. Hakkan juba vaikselt kõlama nagu katkine grammofon. Oleme jälle liikumas areenile ja minu ees liigub ülemäära võimas sinine meri,
Eesti-Horvaatia ootab meid ees. Ei oskagi midagi arvata. 2 mängu siin tappa saanud, ühe kindlalt, ühe niimoodi jeeli. Räägime jälle paberist, siis paberi peal on Horvaatia kindlasti kõvem, aga Eesti mängumehed teadsid öelda, et kui horvaadid närvi ajades nad hakkavad eksima ja siis me võidame. Elame-näeme, enam ei julge küll nagu lootusi kõrgeks kruttida, sest et peale Ukrainat oli ikka päris valus maandumine selle kaotusotsa, et loodame parimat, aga valmistume hullemaks. Olen tagasi areenil. Areen on pooltühi, mängu alguseni jäänud umbes täpselt 25 minutit ja olen siin nüüd suhelnud Eesti koondise fännidega ja küsinud nende käest, mis nemad tänasest Eesti-Horvaatia mängust arvavad. Väga paljud arvavad seda, et Horvaatia tuleb täna mütsiga lööma ja saab seetõttu karistada. Eesti mehed pidavad hakkama ennast liigutama siis, kui selg on vastu seina, mis meil põhimõtteliselt tegelikult ongi. Ja täna loodetakse, et Vene ja Kullamäe teevad kõva mängu. Teadupärast sain ka veel sellist siseinfot, et eile olid käinud poisid puhkepäeval linna peal natukene meelt lahutamas, vaimu turgutamas. Keegi ei olnud väga löödud kaotusest Ukraina üle, aga 2 venda, kes ei olnud läinud meeskonnaga linna peal, olid olnud Kullamäe ja Vene. Ilmselt sellepärast, et nad tahtsid mediteerida ja keskenduda sellele, mis toimus Ukrainaga mängus, et valmistada ennast tänaseks suurepäraselt ette. Loodetakse ja arvatakse, et Vene on täna jokker ja toob kastanid tulest välja ja teeb turniiri parima mängu. Mis mul selle vastu saaks olla, mitte ühelgi eestlasel ei saa selle vastu mitte midagi olla. Loodame, et nii ka läheb. Aga mis oli veel põnev kuulujutt oli see, et täna me ju siis plaanipäraselt võidame Horvaatiat, võidame ära ka UK ja Kreeka, kes ilmselt selleks hetkeks, kui me nendega mängima hakkame, on juba endale edasipääsu kindlustanud. Ja kuna nemad on turniiri suur favoriidid, siis nad ei tule Eesti vastu täis gaasiga välja, vaid võtavad pigem lebomalt, nad ei taha saada vigastusi, nad ei taha oma mängijaid kurnata ja ka sealt on meil võimalus kätte saada võit. Mis on täna eriti äge, on see, et ma olen silmanud siin saalis täna umbes täpselt 6 Horvaatia fänni. No ilmselt nad on juba arvanud, et nad saavad kindlalt edasi ja on lennanud juba Saksamaale, aga meid on siin eestlasi umbes täpselt 2000 pluss. Nii et Eesti saab täna taaskord nautida kodupubliku võlusid. Võidab lahti ja hops, ai! Pool mängu on nüüdseks mängitud. Seis on 33-29. Hullu ei ole midagi, meil on natukene liiga vähe õnne. Ja olgem ausad, need horvaadid on ikka päris suures koljatid ka. Lauapallidega natuke raskusi enda lauas, võõras lauas. Aga me oleme mängus sees
loota oli palju hullemat, karta oli palju hullemat, et saame ikka siit siukse mõnusa paki nagu Itaalia käest, aga siiamaani väga ässalt vastu pidanud ja võit on võimalik, aga peale Ukrainat ei julge sellest enam mõistada. Aga jaa, praegu siis toimumas väljakul väike vaheaja show, kus Eesti poisid saavad proovida vabaviskeid poolelt väljakult korvi visata, nagu korvpallimängus ikka, ja võimalus võita suurepärased auhinnad. Nüüd teeme väikse pausi, lähen puhkan ise ka korraks kõrvu, olen kõrvatroppidega, sest et siin on niuke põrgulärm, et kui kõrvatroppe ei oleks siin mul trummikiled ammu lõhki. Kähku! Ja ise! 3 punkti taga, 0,2 sekundit ja... Teeme siis selle harjumuspärase mängu kokkuvõtte ka ära otsese emotsiooni pealt. Jälle valus. 3 punkti. Jäi täna siis puudu viigist, 4 punkti võidust. On vist aeg hakata otsima lohutust. Ja üks hea lohutus, mis ma leian, on see, et 4 aasta pärast on meil poisid kogenumad, suuremad, tugevamad, musklit on natukene rohkem luu peale tekkinud ja peaks olema konkurentsivõimelisemad. Täna, olgem ausad, horvaadid ikkagi oma suuruse ja jõuga surusid ära. Ei ole midagi teha, lihtsalt surusid ära. Okei, Kriisal ei olnud ka täna hea päev. Kitsing oli täna võrreldes eelmise mänguga natukene võib-olla nõrgem. Vene tegi seest jällegi hea mängu. Kotsar on kuidagi ennast lahti saanud. Aga elu lugu, meil on vaja veel mängida 2 mängu, UK ja Kreeka. Kui me need mõlemad võidame, siis lohutus elab. Kui ühe nendest kaotame, UK peaks ikkagi võitma, aga Kreeka on päris keeruline. Ja nii see sport käib, mõnikord võidad, teinekord kaotad. Aga osavõtju maksab ka midagi, eriti sellisele väiksele riigile nagu meie Eesti. Mina aga siinkohal tõmban oma reportaaži Milanost korvpallihalli juurest kokku ja kohtume sinuga juba järgmises poodiumi saates, kui on minu kõrval ka Margus ja me räägime ka muust kui korvpallist. Ole tugev, ela Eestile kaasa ja näeme siis, kui on õige aeg.